Tere kõigil. What the fuck? Tere õhtust või hommikut, millal iganes te ka ei vaata. Täna on meil 20. päev või 19. päev Jaapanis. Põhimõtteliselt meil on reisi viimane õhtu ja ma mõtlesin, et ma teen intro videole. 19 päeva oleme Railiga koos reisinud Jaapanis. Igal pool erinevad linnad, erinevad asjad, lõbustuspargid. Olen enda jaoks, teie jaoks filminud, kui me nüüd mõtleme tagant järgi need viimased umbkaudselt 20 päeva, siis mis on su nagu top 3 elamust, mis meil siin olnud on sinu jaoks? No Disneyland. Disneyland, jaa. Ma ei hakka nagu kohe esikohale tõstma võib-olla, aga Disneyland on mul ka üks top 3 kindlasti. Mount Fuji. Kawaguchiko, see järve ääres ja me olime hästi vägeva järve ääres. Sitaks äge hotell, sitaks kallis hotell. Vägev hotell jah, Kawaguchiko oli lahe. Ja number 3. Don Quijote. Me abiellusime Jaapanis ja Don Quijote abiellumine top 3 ei jõudnud, aga fucking pood on top 3-s. Mul on tõenäoliselt Universal Studios lõbustuspargi Harry Potter. Ma olen suur Nintendo fänn, aga Harry Potteri osa oli sitaks lahena. See on kindlasti mu top 3-s kuskil, Harry Potter, Universal Studios. Abiellumine oli lahe, nagu pulm oli omamoodi. Disneyland oli vägev, nagu esimest korda Disneylandis, kui käisime. Kinda nagu shoppamine mulle meeldis, nagu lahe oli käia book-offides ja Surukajas ja niukestes poodides. Oh shit! Pokemon Center esimest korda ja Nintendo pood. Fucking siis, kui me käisime Harajukus Nike särke tegemas. See oli ka lahe nagu experience. Disneyland, abiellumine. Ma arvan ka, et Kawaguchiko oli lahe. Hästi mitu videot tuleb. Ma loodan, et teile meeldib. Enjoy! Raili ei lubanud ennast filmida, tal on juuksed sassis. Head isu. 13-tunnine lend selja taga. Ma sain mingi 4 tundi magada. Raili põõnas vähe pikemalt. Nüüd me oleme Jaapani lennujaamas. Proovime aru saada, mida me tegema peame. Ja see oli meie lennuk, millega me tulime. Finnair. Kallid sõbrad, me oleme Jaapanis, me jõudsime lõpuks hotelli. Meie hotellituba, väga modest, duš, vann, vabandust. Kell on Jaapani aja järgi 16. Meil on põhimõtteliselt hommikusööki söömata veel. Meie hotell on siin. Shibuya Tokyo Rei hotell on ju. Hachiko on seal, Scramble Crossing on siin. Me oleme niisuguse väga hea koha peal. Nüüd ma mõtlesin, et läheme jala tipa-tapa Meiji Jingu Shrine'i. Avame pauguga nii-öelda. Railil bucket list asi. Maasikas, mis on nagu suhkruglasuuriga kaetud. Ostsime 2 tükki. Sitaks hea oli. Ma nagu okei, davai, läheb. Sobis küll, noh? Väga hea oli, jah? Parem, kui ma arvasin, et see on. Ja maasikas väga hea mahlane ja kõik. See oli 5 euri 3 maasika eest enam-vähem, nagu see on price'i, aga noh, kommi eest võibki rohkem maksta, on ju. Raske on sõnadesse panna, mis kuumust ma hetkemomendil tunnen. Siin on 33 kraadi praegu. Nii, rämeda kuumusega oleme jõudnud jalutanud nüüd Meiji Jingu pühamu juurde. Haigelt suur see Torii Gate on, ma ei oska midagi muud öelda. Räigelt palju roodürtse on ka. Heartless deeds of damaging the Torii Gate with scratches have occurred recently. It is truly regrettable that we have to enclose the Torii Gates by a fence. No, see on väga haigena. Miks on vaja inimestel midagi sellist teha? Ma ei tea, kas see siin vastab tõele, aga et nagu inimesed kõnnivad kas vasakul või paremal pool teed, et siis see on inimestel mõeldud ja keskel jäetakse tee vabaks pühakutele nii-öelda, et is for the gods. Jah, ma olen mingil määral kurssi viinud ennast, see on naljakas vaadata, et turistid panevad jumalatega käsi käes. Räige wildlife käib siin. Mingi linnud ja roodürtsud, räigelt vali. Vein või? See asi peaks olema ka vein või? Barrels of sake. Ma just mõtlesin, et sake äkki.
The Fortune of Good Luck ma ostsin endale. Nüüd ma olen hästi õnnelik. Ja siis me käisime Railiga, panime mingid soovid kirja, annetasime raha, käisime palvetasime. 2 lennukit korraga. Sees on ka ilus, aga seal ei tohtinud filmida. Ja nüüd me läheme vaatame Harajukusse vist. Kas siin on see koht, kus peab ka bowima või? Pöörame sinna poole. Bow. Ja go. Ja seal peame uuesti bow ja go. Keskel ei tohi kõndida. Me tulime 2 40-liitrise kotiga siia. Mul on mingi 3 särki, 2 paari lühkasid, kõik, всё. Nii et me peame mingid riided ostma minema vaikselt. Harajukus pidi olema hea valik, nagu ma aru sain. Sama päeva õhtu on praegu. Me Railiga jalutasime ringi, lähme sööma just. Ja kogemata mul tuli meelde, et Shibuyas on see hästi kuulus koer Hachiko. Ja praegu me oleme järjekorras, vaatame, kuidas inimesed teevad selle koeraga pilti. Kes stoorit ei tea, siis mingi, ma ei tea, mis aastal see oli täpselt, omanik suri ära, koer käis kogu aeg siin samas jaamas vist vastas, ootas peremeest koju, siis tal ongi nimi on vist mingi Hachiko The Loyal Dog või midagi taolist. Vend lihtsalt ootas mingi 13 aastat või ma ei tea, mingi ulmeperiood oma peremeest. Peremees oli kutuna. Tema tänutäheks või mis iganes, tema auks teeti see kuju siia. Nii, me nüüd tulime Railiga Ichiran raamenisse, sellest ma olen kuulnud, et see on mingi niisugune väga suur kett ja Google'is oli skoor ka mingi 4,5 vist. Tuleme, proovime ära. Praegu ootame toitu. Istud siin niimoodi oma putkas. Oota, ta pani mul kardina. Ja pani mulle ka kardina ette just. Saime ühe muna ja kõik. At Ichiran you can make your request without speaking. Et sa ei pea isegi suhtlema nendega, kui sa ei taha. Oota, siin läkski segamini. Thank you, thank you. Ma arvan, et see punane on spicy. Thank you, thank you. Nad kuidagi suutsid kogemata meid segamini ajada. No vahetame. Sa võid mult võtta CV-d ja asju, kui tahad. Nii. Minu special on siin. Raili special on siin. Head isu. Nii, me oleme Railiga nüüd viimased 3 tundi olnud Don Quixotes. Tegelikult mingi 1,5 tundi vist. Oleme ostnud sitta. Meil on terve kärutäis sitta. Me oleme väga õnnelikud selle sita üle. Siin on déjà vu, sest lennujaamas olime mingi kuradi Sinka-Vonka niuke lain oli, mida mööda kõndisid. Ja me legit kõndisime vist 15 minutit seda ainult. Ja siin on sama seis. See strateegia on igal pool. Lihtsalt inimesed ei mahu ära lihtsalt, noh. Nii. Tere hommikust. Päev number 2 ja me lähme Nintendo poodi praegu esimese asjale. Siis võib-olla vaatame ühte budistlikku templit väikest, mis on loodud rahakassidele. Ma sõnastan valesti. Maneki Neko sünnikoht siis vist või. Vaatame, kuhu me täpsemalt lähme. Eilsest kõndimisest mul on jalad pool villis. Nii palav on õues, et ta hõõrub kuidagi sitasti jalga. Raili pani ka plaastri endale varba peale. Ma ka uni oli igastahes mega, ma ei tea. Ma ärkasin korraks üles sellepärast, et siit ülevalt puhub külma õhku niimoodi kuidagi täpselt siia kohta, kus minu jalg oli. Mul jalal hakkas külm, nii et ma panin jala teki alla. See oli ainuke kord, kui ma ärkasin öösel. Ärkasin öösel, panin jala teki alla, magasin edasi. Okei. See vend jookseb naljakalt. Eilsega võrreldes ei ole midagi muutunud, ikka veel on üle 30 kraadi. Aga ka, üks asi on muutunud, energiat on 5% rohkem. Ma olen ikka veel väga uimane ja väsinud. Kuskil siin peaks olema see Shibuya Sky Observatory ka, aga ma ei tea, milline hoone neist see olema peaks kuskil. Midagi põleb kuskil. Läheme võtame hommiku kohvi ka Shibuya Scramble Crossingu Starbucksist. Me eile vaatasime, kõik inimesed käivad nendega ringi. Mõtlesime, et ega siin linnas vist ellu ei jää, kui seda ei kasuta nagu. Aga ma pean ütlema, mul ei ole jahedam tänu sellele praegu. Ainult täpid siis läheb kinni. Väga keeruline süsteem. Et käima saada on keeruline, aga vähemalt tuled saad lihtsalt käima. Ma ei tea, kui hästi näha on. Punane tuli, roheline tuli. Tuled käivad lihtsalt käima, aga see, et ta pöörlema hakkaks, see on vähe keerulisem. See on nagu kõrgema IQ värk.
ma lihtsalt tahtsin tähelepanu tõmmata lihtsalt, et põhimõtteliselt iga nurga peal tümm ja mingid reklaamid absoluutselt igal pool. Okei, kinda cool. Ma ei tea, astume ikkagi sisse, kui me juba siin oleme. On no food or drink, okei. Ma ei tohi sisse minna. Starbucks on tähtsam kui Miki nagu, come on, olge ausad. Oh shit, seal on Zelda, Lingi figuurne. Oh my god, kui palju helisid siin on. Vaata sinna. Miu kujuga. Lähme vaatame korra. Okei. Päris haige. Me oleme praegu järjekorras, et teha custom T-särgid. Siin on nagu design lab. Saad ise teha endale T-särgi. Oleme juba mingi, ma ei tea, 20 mintsa vist järjekorras. Ja siis me peame 60 mintsa veel ootama, et särg valmis saab. Jaapanile väga meeldivad järjekorrad. Särgid tegime ära, nüüd oleme järjekorras, et maksta. Ma luba ei ole küll küsinud filmimiseks, aga ma teen natukene paar videoklippi korraks. Me oleme siin samas Shibuya Parkos ostukeskuses, tulime siia alla sööme. Siin on dumplingud, gyoza põhimõtteliselt. Väga veider on salaja filmida ennast, keegi ei räägi, ma olen ainuke. Ma lähen WC-s ja siis me läheme Nintendo poodi kohe. Meie särgid peaksid ka juba valmis olema. Ma ei pannud tähelegi. Jump Shop. One piece. Yes, yes. Small size. Yes. Käsitsi tehtud. Enda omad. Zelda speedrun või? Ühesõnaga, me tulime Nintendo poodi ja kui me kell 10 hommikul või 11 hommikul siia jõudsime, ei olnud pooltki nii hull seis nagu praegu. Peaaegu nagu muuseumis oleks. Nii, ma käisin Baby's, ostsin endale ühe särgi ja ühe kotti. Mingi sott. 70 läks maksma vist või? Tax free on väga hea, kuna me oleme välismaalt, siis saame kõvasti soodsamalt asju. Praegu oleme tavaliselt mingis väikses konbiinis, väike pood. Raili ostis vett endale, langes ohvriks, marketing offer, natural mineral water from Mount Fuji. Tõid lume alla ja sulatasid lume ära. Mis sa siin sööd? See näeb välja nagu üks teatud asi, mis väljub inimkehast ja see ka. Need on munad. Okei. Mandarake. Ühesõnaga, me kõndisime 5 korrust maa alla enam-vähem ja jõudsime mingisse anime poodi. Ühesõnaga, siin peaks olema kasutatud manga ja mingid tehnikatooted. Ma tahtsin vaadata, äkki on konsool ja müügis mingeid Nintendo asju. Ma vaatan, kas midagi huvitavat on. Me kogemata Railiga sattusime siia. Ma ei teadnud, kuhu ma tulen. Ma natuke... Dragon Quest. Natuke palju müra. Mu aju eestlasena hakkab välja lülitama ennast hetke momendil. Kuidagi... Nii palju müra, ma tahaks kõlada. Aga... jah. Oli väga lahe. Väga lahe, jah. Siin on Claw Game Station. Jaa. Me oleme nüüd 0 korrusel või? Ühesõnaga, me lähme käime praegu, viime oma ostud ära ja siis me lähme Conveyor Belt sushit sööma nähtavasti. Mul on jalad täiesti läbi. Kell on 6:30 õhtul ja me 30 kraadi, kell 18:30 ja 30 kraadi. Me oleme nii palju seisnud järjekordades, et mul on jalad täiesti perses omadega. Aga me oleme kõndinud ainult 9000 sammu. Aga terve päev oleme püsti seisnud. Ja see on meie hotel entrance. Üks asi, mida ma tähele olen pannud, on see, et liftid on mega aeglased siin enamus kohtades. Seal on tuba, kus võid tasuta asju võtta vist, ma saan aru. We will serve complimentary snacks and drinks.
Please drink only in the lounge, no take out. Please take only what you drink. Sealt tasuta võtta limonaadi ja väiksed snäkid. Aga kaasa ei tohi võtta, see komm siin sööd ära, lutsutad siin koha peal kõik ära, ennem ei lähe uksest välja. Mul ei ole ikka veel nagu väga kohale jõudnud, et ma Jaapanis olen. See metsik palavus. Magasime küll hästi, aga ei ole ikka veel välja puhanud. Homme lähme Disneylandi. Raili on väga excited. Järjekordselt see Shibuya Square. Ma pole ainuke, kes kõik filmivad. Praegu on kuidagi rahulik, ma ütleks. Võrreldes sellega, mis muidu on. Mine järjekorda, seal on pikk järjekord, Rail läheb järjekorda. Ma on Uniqlus. Mul on see üles Uniqlo särk, mis on Kavsiga koostöös tehtud. Järelturul müüakse neid debiilsete hindadega, netipoes maksab see särk 25 eurot. I shit you not. Siin maksab 10 eurot ainult. 10 eurot. Tegelikult 9.50. Ma ei tea, kas tax free on ka siin või? Peaks küsima, kas neil on tax free, võiks osta mitu särki. See on nagu raha tegemise võimalus, võtad siit kaasa, müüd Eestis äkki mingi 50-ga maha või? See Uniqlo ja Kavsi, tervised. Kavsi särk, ma ostsin tähelepanu vajadus või? Ostsin 2 särki sealt, ostsin ühe särgi mingi Jaapani pildiga, Raili ostis ühe särgi ja kuna on tax free, siis me maksime selle kõige eest ainult 37 eurot, mis ma üldeks on nagu tasuta. Väga hea, Kavsi särgi, 37 euri, 4 särki põhimõtteliselt. Ma näitan ruttu, kus me nüüd oleme. Conveyor Belt Sushi restoran ja siin peaks olema niimoodi, et me vajutame nuppu ja toit tuleb kuidagi otse meie juurde. Siia üles tuleb just toit. Okei, siin peab pildi järgi või? Kas ma keelt ei saa vahetada? What am I looking at? Ma sain tuunikala sushit endale. Ma tahan kõiki veidraid asju tellida ühesõnaga. Ma ei jõudnud filmida, aga näen, lõpuks jõudis kohale. Mis sa said? See ei ole fried. See on... Aga noh, okei. Ja siis sul? Raili ei söö toorest liha, toorest kala. Näe, toit, kellegi toit läheb lihtsalt. Raili meil, kes toorest kala ei söö, sööb toorest kala ja ütles, et väga hea on. Täitsa normaalne liha selles suhtes. Väga palju mängib rolli liha, mida sa sööd, on ju. Minu arust väga maisem. Nii, minu toit tuleb. Aitäh, thank you. Minu veidrad toidud. Ma ei tea, mis see on. See on nagu kilu. See näeb välja nagu kilu, jah. See on Tartu limonaad, nad siin Jaapanis müüvad. Toores eringas. Mul tuleb veel midagi. Mul sai see valmis. Ma ostsin kõige veidrama asja, mida ma suutsin tuvastada. See nägi veider välja. Ja see on mingi vegan teenus, mul on niuke tunne. Noh, said kätte oma joogi. Osad asjad ei tulegi siit ülevalt. Okei, vahet jälle ma võtan seda ka, mis iganes see ka ei ole. Ma just tellisin, aga juba tuleb. Ma võtsin lihtsalt midagi, mis nägi kõige veidram välja. See on karpkala huvitav või? Sa leidsid keele muutmiskoha või? Kus kohas? Kus sa said sinna? Eestlased välismaalne. Conveyor Belt Sushi restoranis, mida tellida? Friikartulit. Toit oli hea. Ütleme nii. Toit ei olnud halb. Eilne Ichiran oli parem. Ja Raili üritab suhelda kellegiga, aga levi ei ole meil siin. Huvitav kogemus, ma soovitaks inimestele käia siin. Naljakas on vaadata, kuidas su toit vuhiseb kohale. Ma ei tea, palju meil see kõik maksma läheb. Minu damage on siin, see. Railil viidi juba mingid taldrikud ära, paar tükki. Õlle, vesi. Turistina ma olen päris õnnelik seepärast, et siin on päris odav. Kõik on päris odav. Ma ei oska teistmoodi öelda. Väga odav on kõik. Toit on odav. Ei no riid, kui sa mõtled. Miljonärid elavad Eestis, vaesed inimesed käivad Jaapanis kuradi reisil ikkagi. Ma maksin ära. Mina sõin ainult nigiirisid, see kallim asi nii-öelda. Raili sõi ka seal kallimat kraami. Magustoidud 2 erinevad. Friikartul 32 eurot. Eestis ma tean, Railiga ostame 2 peale mingi tilu-lilu on 40 eurot, enamus on mingi maki või mis iganes. Raili on duši all, ta arvab, et ma räägin ise endaga. Teise päeva õhtu ja meie hotellituba näeb välja selline. Siin on igal pool meie asjad ja enam ei ole võimalik aru saada, kus on mis. Ma isegi otsin GoPro taga praegu, ei teadnud, millises kotis on.